Ja tegelikult need kõige huvitavamad teemad on meil veel ees, nii et pärast järgmist kohvipausi. Kirsid ikka viimaseks. Aga lähme siis edasi, kui hommikul ma rääkisin viimase teemana teile väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluste alustest, mis on siis uued ja mida saab rakendada alla rahvusvahelise piirmäära. Siis nüüd räägime natukene ka sellest menetlusest endast. Teistest menetlustest ma ei räägi, sest menetluste etapid ja selle läbiviimise kord ei ole muutunud. Küll aga on tõesti muutunud see väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus. Ja miks ta siis muutunud on? Teatavasti riigihangete direktiiv ei sätesta mitte mingisuguseid menetluslikke elemente sellele menetlusele ja nii mõneski Euroopa Liidu liikmesriigis nähaksegi seda menetlust kui sisuliselt otselepingu sõlmimist hankijale kõige sobilikuma ettevõtjaga ja mingisuguseid menetluslikke etappe ei läbitagi. Loomulikult on ka liikmesriike, kus selle menetluse reeglid on oluliselt rangemad kui Eestis on siiani olnud ja ka loomulikult rangemad, kui nad on uues seaduses. Näiteks käisime suvehakul Poolas, kus kohtusime siis Poola, Tšehhi, Slovakkia, Läti, Leedu esindajatega ja saime sealt teada, et näiteks Poolas on väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alused jaotatud 2. Ühel juhul on võimalik sõlmida hankeleping üksnes ühe pakkujaga, see on siis näiteks juhul, kui on tegemist tehniliste või kutselaste põhjustega ja samasugusesse siis oluliselt paindlikuma menetluse kategooriasse kuulub siis ka see juhtum, kui on tegemist ettenägematute sündmustega, mis eeldavad kiireloomulist reageerimist, mille puhul ka see erandlik menetlus on võimalik. Ja teistel puhkudel, kui tegelikult on olemas turul toimiv konkurents, küll on olemas väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasutamise alus, aga ei pea tingimata, hankija ei ole seotud sellega, et ta peaks pöörduma tingimata ühe ettevõtja poole, siis on Poola seadus ette näinud, et tuleb läbi viia menetlus, tuleb kindlasti läbi rääkida vähemalt 3 ettevõtjaga. Ja samuti on seal päris korralikud menetluslikud sellised kohustuslikud elemendid sees, et mida hankija peab tingimata läbima. Et nende regulatsioon on võrreldes ka meie kehtiva regulatsiooniga oluliselt siis rangem. Et väidetavalt selle põhjus seisneb selles, et väga palju seda menetlust selles asjaomases liikmesriigis kuritarvitatakse. Et pigem siis, kuigi räägime sellest kui erandlikust menetlusest, siis seal on väidetavalt see pigem selliseks reegliks kujunenud ajalooliselt ja mistõttu siis taheti sellele vahavale kuritarvitamisele piirid peale tuua. No Poolas on üldse väga paljud regulatsioonid on rangemad kui Eestis, väga palju rohkem on seal järelevalvet, väga palju rohkem on sellist eelkontrolli, et teatavalt juhtudel ei saa hankija üldse hankemenetlusega edasi minna, enne kui ta on teatud institutsioonile, nimetagem teda siis riigihangete ametiks, esitanud kõik oma hankedokumendid, mis läbivad siis põhjaliku kontrolli ja kus siis riigihangete amet annab loa selle menetluse läbiviimiseks siis ja annab loa siis kasutamiseks, nende selliste tingimuste kasutamiseks. Aga tagasi selle menetluse juurde. Uue seaduse kohaselt läbirääkimiste pidamise ettepanek, mis ettevõtjale või ettevõtjatele esitatakse, võib sisaldada ettepanekut ka pakkumuse esitamiseks, aga ei pea tingimata seda sisaldama. Ehk et selle menetluse puhul võib tegelikult jõuda lepinguni ka puhtalt läbirääkimiste käigus, ehk siis kõige utreeritum näide, kutsutakse ettevõtja esindajad ümmarguse laua taha kohale,
räägitakse läbi ja sealsamas siis sünnib see hankeleping ja sõlmitaksegi seal laua taga see hankeleping ära ja minnaksegi edasi selle hankelepingu täitmisega. Samas võib loomulikult ka teha nii, nagu väga palju praegu tehakse, et küsida pakkumused teatud tähtajaks, neid siis menetleda, nii nagu hankija on seda siis ette näinud, et mismoodi ta neid pakkumusi menetleb, milliseid etappe ta läbib, kas ta läbib kõik need ranged etapid, mis on avatud hankemenetluses või ta ei tee seda. Et selline paindlikum lähenemine. Hankija võib sätestada kvalifitseerimise tingimused loomulikult, aga ta ei pea seda tegema. Võib lihtsalt valida mingisuguse endale sobiliku eelvaliku käigus selle sobiva ettevõtja ja temaga siis läbirääkimistesse astuda ja hankelepingu ära sõlmida. Hankelepingut ei tohi sõlmida isikuga, kellel on hankijale teadaolevat kohustuslik kõrvaldamise alus, mis tähendab seda, et tegelikult seadusest ei tulene kohustust seda aktiivset kontrolli teostada, aga loomulikult igasuguste tulevaste võimalike vaidluste vältimiseks on soovitav neid kõrvaldamise aluseid kontrollida. Seda saab teha väga lihtsalt läbi riigihangete registri, kui te alustate registris menetlust ilma seda välja kuulutamata, mis on võimalik tegelikult juba ka praegu ja mis on ka võimalik pärast 1. septembrit. Ja siis te saate registri kaudu teha need vajalikud päringud ära. Ja siis on ka see võimalik küsimus maandatud, et kas hankija oleks pidanud ikkagi teadma, et sellel potentsiaalsel hankelepingu partneril esineb kohustuslik kõrvaldamise alus või mitte.